Tere tulemast kuulama aianduspodcasti Järänärtsi järgmist episoodi. Minuga istub ümber laua minu kaassaatejuht Ülle ning meil on külas aiandusteadlane ja Maaülikooli lektor Priit Põldmaa. Ja tänase saate teemaks on köögiviljakasvatus. Priit, kui siis lugeda sinu tegemiste kohta, siis võtab silme eest kirjuks, et oled köögiviljanduse õppejõud, aianduskonsulent, kirjutanud raamatuid, kuulud organisatsioonidesse, et äkki sa räägid natukene siis endast ja enda tegemistest? Tere päevast. No, ma olen pärit Peipsiäärest, Kallaste Kodavere kant ja see oli juba ammustest aegadest suur köögiviljakasvatuspiirkond, mis läks siis Leningradi pool ja sealt minu see aiandushuvi või nii söödava aianduse huvi ongi tekkinud ja mul ei olnud küsimustki, kuhu õppima minna, oli Räpina aianduskool peale põhikooli ja siis ta oli veel sovhoostehnikum. Aga jah, peale seda siis selle lõpetamist töötasin Alatskivi sovhoosis ka köögivilja peal ja peale siis Vene kroonut sai tuldud Tartusse Maaülikooli, sel ajal jälle Eesti Põllumajandusülikool, aiandust õppima. Ja siis sellega mul see praktiline töötamise osa aiandusest ongi lõppenud. Et sinna ülikooli ma siis jäin ja nüüd tegelengi õpetamise ja teadustööga seal pool. Väga tore. Mis siis selle kõrvalt kõikide nende tegemiste siin aiandusliidus või aianduse organisatsioonides, ülikoolis kõik, et kas endal jääb ka aega kasvatada reaalselt köögivilja või on ka midagi, millele oled sa täiesti spetsialiseerunud ja mida iga-aastaselt kasvatad lisaks siis sellele põhitööle? Ma täna enam sellised kommertseesmärkidel ei kasvata, aga varasemalt sai küüslauku kasvatatud, et küüslauk on olnud minu selline erihuvi juba, võiks öelda, et pea lapsest saadik ja seda ma olen kasvatanud ja ma kasvatan siiamaani, aga siis mitte nagu siis sellisel müügi eesmärgil. Aga kodus on mul kõik köögiviljad, mis võib olla, eks ju, võimalik kasvatada nii avamaal kui kasvuhoones. Ja eks ma üritan alati iga aasta, kui kuskil kas või reisil käid ja kust annab seemet tuua või midagi, siis olen alati kaasa võtnud, et siin ka ära proovida. Aga vastab ka tõele, et oled sa ka sibulat kasvatanud kommertseesmärgil? Sibulat ei, kommertseesmärgil sibulat ei ole, et küüslauk on olnud see, mida siis nagu suuremal pinnal sai kasvatatud, aga sibulalised jah, nii küüslauk kui ka sibul on selles mõttes hinges ja neid ma olen kasvatanud iga aasta endal ikka mitmeid sorte, et väikest kollektsiooni pidada ja vaadata, et kuidas need kasvavad. No jah, Peipsi äärest pärit inimesena siis sibula kasvatus võiks olla selline nagu ema piimaga kaasa antud, et ma siis ikkagi, ma ei saa jätta küsimata seda küsimust, mis on minul nagu hingel olnud, et kas on sellist head optimaalset retsepti, millal panna see sibula seeme mulda, ehk siis see mugul koduaias selleks, et saada korralikku sibulasaaki nii pealist kui ka siis seda alumist osa. Et kui tohib täpsustada, siis tegemist ei ole mitte mugulaga, vaid sibulaga. Ja tippsibul ja põhimõtteliselt on ikka reegel on see, et kui panna suurem tippsibul maha, siis see peaks olema natukene hiljem maha panna, et tema ei kannata sellist pikemaajärist jahedat perioodi. Et kui me räägime kaubandusvõrgus siin, mida müüakse tavaliselt, on seal siis 14–21 millimeetrit läbimõõdus, sellised tippsibulad, et need siis võib, ma ütleks praegu võiks täiesti vabalt maha panna, eks ju. Et suurim oht on see, et kui suurem sibul liiga vara maha panna, siin räägime aprilli lõppu niimoodi, või siis ka siin praegu päris mai alguses, ja on pikem jahedam periood, siis see kipub ennakõiduma, et see on see põhiprobleem sellega. Aga väiksemad tippsibulad on vastupidavamad,
samas jälle peab arvestama, et nad ei ole võib-olla nii elujõulised kui suuremad, et seal peab olema siis muld korralikult haritud niiskust piisavalt, et ta ilusti kasvama läheks. Kas see ennakõidumine on siis see, mis pärsib selles mugula kasvatamist sinna alla mulla sisse? Võtab selle nagu kinni nii-öelda? jah, selles mõttes, et niipea kui ta hakkab õisikuvart välja ajama, siis ongi taim suunab oma energia õite ja seemnete kasvatamiseks ja siis see sibul sinna alla ei moodustu korralikult. Selge, mina olen oma küsimusele vastuse saanud. Lihtsalt kui huvitav, aga Ülle, kuidas on sina kui siis tootja või siis kas köögivili on trendikas? Kas köögivilja ostetakse, kas kasvatatakse? Ja meil on tõesti 5 aastat tagasi, me lõime Juhani puukoolist täitsa eraldi tootegrupi, me nimetasime küll ta kommertslikult selline taimeturg, ehk siis kõik, mis puudutab siis köögivilja taimi, siis neid me hakkasime järjest kasvatama ette selleks, et neid siis klientidele müüa. Ja see on niimoodi plahvatuslikult kasvanud, et selle võrra me oleme võib-olla mingisuguseid teisi kasvuhoones kasvatatavaid kultuure vähendanud, näiteks natukene roosi kasvatust selle tõttu, et meil on köögivili läinud hoopis nendele kasvuhoone pindadele, sest see nõudlus on üha populariseerunud, see on trendikas, on tulnud uus põlvkond peale, kes soovib ise kasvatada köögivilja kodus, oma toidulauda ise täita. Nii et sellest lähtuvalt me ka mõtlesime siis seda podcasti teha just selle tõttu, et läbi selle, et see on nii trendikas, on ka väga palju küsimusi inimestel ja väga palju dilemmasid, et kuidas siis ikkagi koduaias seda köögivilja kasvatada, kas seemnest või taimest või kuidas neid valikuid teha, mida külvata, mida istutada, millal ja nii edasi ja nii edasi. Nii et teema on põnev ja huvi pakkuv. Ja mina tahan ka olla trendikas inimene ja köögivilja kasvatada. Kui mina hakkasin särel köögivilja kasvatama, siis enda tarbeks loomulikult, siis minul tekkis kohe küsimus, mida ma tahaks küsida siis kohe Priidult, kuhu üldse planeerida oma aias tarbeaed, mis on nagu mõeldes siis valgusele ja kas kasvatada, kas eelistada kasvuhoonet või avamaa kasvatust, et millest ma peaksin lähtuma, kui ma neid otsuseid teen? No, eks see on selline väga lai küsimus, et võiks küsida 10 küsimust vastu, et mis need tegurid siis on, et kui palju tahad kasvatada, kas sa tahad endale kogu talvekartuli saada või ainult nautida seal salateid ja tomateid, eks ju, et siis need lahendused võivad olla erinevad. Ma tahaksin nautida, ma tahan kasvatada, mul on näiteks 4-liikmeline pere, ma tahan kasvatada natuke tomatit, lehtsalatit, kurki, pabrikat, lihtsaid asju, ja mitte säilitamise eesmärgil siis, vaid tarbimiseks. No siis sellisel juhul piisab kasvuhoonest. Siis avamaal ei ole vaja kasvatada. Salatit saaks ka avamaal kasvatada, eks ju, aga sobib väga hästi ka kasvuhoones kasvatada isegi näiteks tomati ja paprikataimede vahel. Väga edukalt võimalik. Nii et kasvuhoone võiks olla igal juhul, et kui me tahame saada tomatit ja paprikat, siis pigem ikkagi kasvuhoonest. Avamaa sordid on ka olemas ja võib, aga kindlam saak igal juhul tuleb siis kasvuhoonest. Et avamaalt mõnel aastal ei pruugi üldse midagi saada. Ja kurki on võimalik ka avamaal kasvatada, aga jälle sama teema, et kasvuhoones on soojem, kasvuperiood pikem, on võimalik saada, ütleme nii, et 3-4 taimelt ju päris pikka aega sellist salatikurki endale, eks. Aga kuhu ma peaksin näiteks, kas valgustingimuste koha pealt on nagu oluline, kuhu ma asetan selle kasvuhoone enda hoovil? Ja kindlasti, et selline põhireegel on see, et kasvuhoone võiks olla hoonetest või suurematest puudest, hekkidest lõuna pool või edela pool ja just see
päikesevalguse poolest, et kuna päike, eks ju, on lõuna pool meil, liigub piku päeva jooksul, siis et vähendada võimalikku varjusid, hoonete varjusid või puude varjusid, et põhja pool, noh, kui ei ole võimalik mujale panna, eks ju, siis peaks arvestama niimoodi, et selline see rusikareegel on, et 2-3 hoone kõrgust. Noh, näiteks, et maja on meil 6 meetri kõrgune, siis kasvuhoone, kui ta on põhja küljel, et siis peaks olema vähemalt 12 või 18 meetrit sealt eemal, et ta ei oleks liiga lähedal seal majale. Et noh, siis on suvisel ajal enam-vähem. No, et siis väga head sellised faktid on head, et saavad inimesed kohe võtta konkreetselt ja lugeda 12 meetrit majast kaugemale ja siia tuleb kasvuhoone. et ega see on, ütleme, et me siin eestlased on selles mõttes õnnelik rahvas, et neil on päris suured maa-alad ja neil on päris palju ruumi, et kui me mõtleme sinna Euroopa poole, kus on Holland ja Belgia, kus on inimestel tõesti väga väiksed aiad ja ikka tahetakse kasvatada midagi, et siis see on väga tähtis, kui mõelda, et kuhu ma siis ikkagi kasvatan selle kasvuhoone, kui palju ma endale üldse köögivilja alla seda pinda saan nagu kasutada, aga nüüd lisaks kasvuhoonetele, et noh, tõesti kasvune annab nii palju võimalusi, et seal saab kõike ju põhimõtteliselt kasvatada, lihtsalt võib-olla see aeg jääb lühemaks, et juba see saak on valmis ja poolest suvest on seal paljud asjad, eks ju, ära küpsenud, veeretud tomat ja kurk on ju, aga on ka kõikvõimalikud kõrgpeenrad tänapäeval ja pottides ja anumates ja nõudes kasvatamise võimalusi ka, et saad neid noh, endal seda köögivilja ajal olla päris loominguline. Aga siit tekibki kohe küsimus, et mis muld näiteks, et kas ma pean, kui ma rajan, olgu ma panen selle kasvuhoone paika, siis mis need järgnevad tööd on või mis pinnast köögivili üldse tahab, et mis mulla ma sinna sisse viin või kui ma teen neid kas või kastides istutuse, et tekib ju sama küsimus või et noh, mis edasi saab? No jälle, siin on ka hästi palju erinevaid valikuvõimalusi või variante, mida teha, eks, et noh, kui on väga hea ühtlane muld, aiamaa muld, eks ju, siis lihtsalt kasvuhoone sinna püsti ja kasvatad siis aiamullas, eks ju. Aga kui see ei ole nii hea, siis on võimalik tuua juurde kuskilt mujalt aiamulda või siis komposti ja mulla segu, eks ju. Et noh, põhimõtteliselt, eks ju, väga liivane ei tohi olla, väga savine ei tohi olla. Kõik muu on täiesti okei. Nüüd kasvuhoonesse võib ka teha, eks ju, kasvatada siis selle tasapinnal või siis teed need kõrgemad peenrad, eks ju. Noh, kui sa teed kõrgema peenra, siis sa pead nagu seal vaatama, et need peenraservad oleksid piisavalt tihedad ja ei laguneks ära poole suve peale, eks ju. Ja ega seal suurt midagi ei olegi, noh, et turvast võib ka panna, eks ju. Et noh, turbaga on lihtsalt see teema, et ta turvas ajapikku vajub ära, et see ei ole nagu päris pikaajaline kasvatusviis, et aga iseenesest jah, aiamuld, komposti juurde, saab sellega toitaineid ja siis iga aasta niisugune 5 sentimeetrit, 10 sentimeetrit uus kiht peale ja täiesti okei. Aga kas peaksin ta siis eelnevalt läbi kaevama korralikult mitme labidalehe sügavuselt selle mullapinna enne kui ma istutan? Ja seda kindlasti, et läbi kaevata tuleb ta jah, aga nüüd mitte mitme labida sügavuselt, aitab ühe labidale sügavusest küll. No ja siis lisadeks ju seda uut mulda sinna juurde. Ja siis väetis peaks ka panema, on ju, noh, kui ma läbi kaevan, et siis kas siis mingit komposti või väetist siis juurde on ju ettevalmistusel, maa ettevalmistamisel? Jah, no pigem ma soovitaks siis mingit komposti panna, või siis sellist kõdusõnnikut, et see siis jah, aga kellel seda võimalust ei ole, siis täiesti vabalt võib ka mineraalväetiseid, et neid on aianduskeskustes müügil küll. Aga nüüd näiteks, et mis on, noh, kasvuhoonete kattematerjalid on ju ka erinevad, et on kile ja siis on klaas ja siis on plast või PVC. Polukarbonaat. Millist kasvuhoonet valida endale? Et mis see erinevus neil on näiteks? No kile on kõige odavam. Eks ju, kile kasvuhoone on kõige odavam. See
aga kile ei pea võib-olla nii kaua vastu, ütleme keskmine selline kile vastupidavus on seal tänapäeva kiledel seal 4 aastat, paremad kiled peavad võib-olla 8 aastat vastu. See on siis üks asi, kile ei ole ka nii soojapidav, võrredes siis polükarbonaadi või klaasiga. Polükarbonaat on oluliselt kallim, soojapidavam, aga tal on valguse läbilaskevõime, isegi tsipa madalam kui kilel ja kindlasti kehvem kui klaasil. Et klaasil on kõige parem valguse läbilaskevõime, muidugi eeldusel, et ta on puhas, et ta ei ole tolmune. Ja klaas on siis muidugi, soojapidavuselt on polükarbonaat tegelikult parem, aga klaas on kõige ilusam. Et kui sa tahad, et see kasvuhoone on samal ajal ka visuaalselt efektne, ilus, siis klaaskasvuhoone. Ja sama tuleb siis see, et kas viilkatus või siis selline kaar või tunnelkasvuhoone, et viilkatus on ilusam. Üldjuhul. Ja kui me tahame, et ta oleks tõesti dekoratiivne samal ajal, et võib-olla teed ühte kasvuhoone otsa veel, paned plaadid ja kohvilaua, et saad siis suve pikendada seal septembrikuus kohvi nautides, siis klaaskasvuhoone. Selline ilus metallist karkassiga. Aga kui on eesmärk saada ainult endale salatit ja tomatit, siis on kilekasvuhoone ja polükarbonaat täiesti adekvaatsed. Ja, no võt see ongi, et rahakoti küsimus paljuski ja visuaal, et kuidas ta siis, tõesti see kasvuhoone on ju üks aiakujundusosa ja tegelikult ta peab ka harmoneeruma siis sinu maja üldise arhitektuurilise väljanägemisega, et ta nagu kõik hea välja ka näeks, et see on tõesti üks selline lisanüanssi juures, aga põhimõtteliselt nendel materjalidel kasvatamise mõttes väga suurt vahet ju ei olegi, ainult natuke soojapidavuse erinevust. Koduaia tingimustes kindlasti, et kui me lähme päris professionaalsesse valdkonda, siis seal tekivad erinevused, see energiakadu ja kõik muud asjad. Aga kui kaua kile vastu peab? No, kile peab vastu, ma ütleks, et maksimaalselt selline 8 aastat. Et seal kilel on igasugused muid probleeme või mitte muid probleeme, aga näiteks, et kui on kärbsed või putukad kasvuhoones, lähevad sinna karkassi ülemisse otsa ja siis linnud näevad neid, maanduvad ja hakkavad nokkima ja lõhuvad kile siis harja pealt täiesti ära. Et igasugused sellised juhtumid võib olla. Ja no kas või lihtsalt mingi tuule räsimisest, mul emal on ikkagi kile kasvune, siis see on ka juhtub sellised asjad, kui tulevad mingid tohutud tormid ja kui ta on juba mitu aastat, siis kuskilt tõmbas sealt kakkus lahti selle kile, et siis tuleb seda kilet vahetada, nagu et ta kindlasti on selline vähem vastupidav. Aga kuidas siis, ütleme kasvuhoones nüüd edasi minna, natuke mängida võib-olla selline professionaalse aiapidaja ja tavaaiapidaja vahel, et kuidas teie soovitate, et kas kastmissüsteemid, peenravaibad, sellised asjad võiksid kasutusel olla kodukasvuhoones? Jah, et ütleme nii, et kui kasvatatakse seal aiamullas või siis see on toodud siis kasvuhoonesse muld, siis sinna peale peenravaip või siis ka õlgedest mulč, eks ju, on väga adekvaatne. Ta aitab hoida niiskust, hoiab või surub alla umbrohtude kasvu, sest kui on aiamuld, siis sealt kindlasti hakkavad igasugused vesiheinad ja maltsad kasvama, eks ju. Et seda kindlasti surub alla. Tilkkastmine või kastmissüsteem kasvuhoones. No ütleme nii, et kui te tahate ka kuskil nädalavahetuse kaugemale veeta ja ei ole iga päev kodus, siis igal juhul. Eks, et see, või siis kui teil on väga hea naabrinaine, kes käib ja kastab teil kasvuhooned, nagu minul on, siis saame hakkama, eks ju. Aga kui ei ole, siis kastmissüsteem on ikkagi tänapäeval ikkagi must be, nagu inglased ütlevad. Ja, et selline mugavus, eks ju. Et
ja just, et tänapäeva inimesed ikka rohkem liikuvamad, et tõesti see on hea nüanss, et juttu, et sa tahad ju kodust ära minna teinekord ka nädalaks, me ei jäägi ainult nädalavahetusel, eks ju, et suvel, et kes siis on see, kes kastmas käib, et see kastmissüsteem, aga kui me mõtleme nüüd sealt edasi, et kõik inimesed ei saa endale kasvuhoonet näiteks lubada, et aga ma ikkagi tahaksin nagu väljas kasvatada erinevaid köögivilju, võib-olla ka selliseid eksootilisemaid, eks ju, mis ei kannata nagu, kas on mingeid sellised uued vahendid nagu näiteks ju, mida minu vanaema aegsetel inimestel ei olnud, nagu katteloor, et kui palju see näiteks aitaks näiteks kurgikasvatusel või kas on paprikat, tomatit võimalik ka tänu sellele katteloorile kuidagi kasutada seda, et mis see katteloori nagu head omadused tavakoduaia pidaja jaoks on, et no igal juhul soojalembeliste kultuuride puhul nagu kurk eelkõige ka siis see rullkõrvits või vananimetusega kabatšokk, eks. Ka lihtsalt ka kõrvitsatel puhul võiks kasutada, ütleme, kui me istutame selle kuskil mai lõpus või juuni alguses, siis ööd on ikkagi jahedad. Ja öiseks ajaks katteloor peale, see ütleme 2-3 kraadi aitab temperatuuri hoida kõrgemana ja kurgile ja noh, ka need tomatid, paprikad, mida võib ka siis põhimõtteliselt avamaal kasvatada, need alla selline 5-6 kraadi temperatuuri töised, need on ikkagi väga suur stressiallikas ja kui me saame seda natukenegi selle kattelooriga maandada, siis on see okei. Noh, siis teine asi. Porgand, sibul, redis, absoluutselt kõik sellised asjad, mida te tahate varem saada, maasikas ka näiteks koduaia peenras, katteloor peale on võimalik saada võib-olla paar nädalat varem isegi, noh redisi puhul muidugi mitte, aga teiste selliste pikemaajaliste kultuuride puhul igal juhul ja ka kurk, eks ju. Ja, et ta annab siis toob selle saagikuse varajasemaks, pluss ikkagi kaitseb ka, ütleme, ootamatut öökülmad või lihtsalt jaheda öö eest ka. Et aga päevasel ajal siis kas jäetakse see peale või võetakse seda ära alati, et see nüanss on ka seal juures, et no jah, et kui ikkagi päevad on seal juba 20+ temperatuurid pidevalt, siis võiks ta ära võtta. Nüüd kui me räägime kurgi uutest sortidest, mis on partenokarpsed, ei vaja tolmeldajat, siis seal võib ta olla kuni saagini põhimõtteliselt peal. Aga kui meil on ja noh, ütleme seal porgandid ja redised salatid, eks ju, seal võib peal olla, aga näiteks tomat, eks ju, paprika, et selleks, et putukad saaksid siis tolmeldama, noh, peab ta ikkagi päevasel ajal maha võtma. Jaa. Aga kartuli kasutatakse ju, kes tahab varajast kartulit, just. Et on väga, ja suured tootjadki ju. No suured tootjad kohe kindlasti, aga mul on siin ka tuttavaid olnud, kes räägivad, et nendel on märtsikuus kartul pandud väikeste pottidega mulda ja siis istutavad selle aprillikuus juba oma aiamaale ja katteloorid või isegi lausa 2-3 kihti katteloori peale ja siis on juba enne jaanipäeva kartul ammu käes. Aga ma korraks muidsi, ma tean, Lisette juba kibe läheb siin järgmise küsimusega, ma korraks seda multsi teemat, et just eriti kasvuhoones, et see mults on nagu hea, ütleme kile või on see peenravaip või isegi nüüd me näeme, on selliseid multsitooted nagu mingi lambavillast saab panna multsitooted, et mida ma olen kuulnud, et on 2 asja, mis inimestele nagu ei meeldi, on see, et sinna tekivad sipelgad alla üks asi ja teine asi, et ei saa õhustada, et kuidagi nagu see taimed, et sa ei saa teda nagu kobestada, seda taime mulda, et kõik jääb nagu selliseks sinna multsi alla ja tegelikult lõpuks nad nagu ikkagi loobuvad sellest multsist või taha, nii keeruline on see ja nii edasi, et mis seal, kas on multside tõttu see vahe siis või see on lihtsalt loomulik asjade käik, et sinna tekib mingisugune selline elu nagu sipelgad või midagi, mingid teised loomad? Jah, et multside alla kipuvad need sipelgad ja oma pesasid tegema ja et see on tõesti selline, võiks ütelda, et probleem ja aga noh, et ta üldse, et ma ütleks, et kui ei ole väga raske muld, eks ju, savine muld, siis ta ikkagi nagu ei vaju ära, et multsi all ta minu hinnangul ikkagi jääb pigem natukene kobedam kui ilma multsita. Muidugi, kui kasutada multsi, et siis peaks ikkagi
kastmine ka olema, et tilkkastmine seal need, eriti kui on kile või selline, mis väga hästi vett läbi ei lase, noh kile ei lase üldse, aga need peenra vaibad ja geotekstiilid, et need ka noh, nad lasevad mingil määral vett läbi, aga kui ikkagi enamus see vihmasadu tuleb, siis kui ta on natukene selline peenra kujuline, siis ta valgub mööda külge enne maha, eks ju. Et kindluse mõttes võiks seal all olla ka siis see imkastmistoru. Ja ma ei tea, ma nagu ei näe mingit muud probleemi sellele seal. Aga liiguks siis vaikselt selle istutamise juurde, et minul väga palju igal pool Facebookis ja igalt poolt tuleb sisse seda, et mis taimi koos kasvatada, mida mitte, millel on sarnased kahjurid, et kas saaks natukene avaks seda teemat ka, et mis taimed siis on, mis on head naabrid üksteisele või kui palju ma peaksin arvestama seda või et kas näiteks mina teen iga aasta endale köögiviljaaeda istutusplaani, mida ma kuna panen, mis millele järgneb, aga kas nii-öelda nagu, kui ma olen alustav köögiviljakasvataja, tahan oma perele kasvatada tomatit, kurki, kas ma pean nagu nii palju sellega arvestama, et mis on üksteisega kõrvuti? Siis sa oled väga tubli, mina küll ei tee mingit plaani. Tegelikult jah, et eks kindlasti mingil määral peab arvestama ja professionaalsed tootjad, eks ju, nemad kindlasti seda viljavaheldust jälgivad, et see sama sugukonna või sama perekonna taimedel on samad haigused ja kahjurid. Ja sellepärast või selle vältimiseks tuleb neid kultuure järgnevatel aastatel, siis tavaliselt öeldakse 3-4 aastat peaks olema vahet. Aga väikeses koduaias, et kui sul on porgandi peenar ühel aastal ühe koha peal ja järgmisel aastal 3 meetrit eemal, siis see porgandikärbes leiab selle ikka üles, eks ju, nii et seal seda väga kindlat viljavahelduse nõudmist, ma ei tea, mina arvan, et see on nagu, võib proovida, võib teha, aga sealt nagu väga suurt efekti ei saa. Et iseenesest, kui koduaias on palju erinevaid kultuure, nad on seal ka suhteliselt lähestikku, eks nad siis oma lõhnadega segavadki nagu neid kahjustajaid ka, et näiteks üks tüüpiline näide, mida räägitakse ja soovitatakse ja millel on isegi professionaalide jaoks olemas täitsa selline keskkonnasõbralik tõrjevõte on porgand ja sibul. Eks ju, et porgandikärbes, mis on üks oluline kahjustaja, porgandikärbes lendab siis porgandi lõhna peale, aga kui sul on sibul kasvab seal kõrval ja sibul eritab lõhna, siis see porgandikärbes satub segadusse ja vastupidi, sibulakärbes samamoodi porgandi sellega. Et sellised asjad on kindlasti vähendavad seda riski, aga nad muidugi ei ole 100%. Nii et igasugune näiteks ürtide ja lõhnavate maitsetaimede vahele istutamine siis köögiviljaaeda on pigem nagu soovitatav, on ju? Jah, koduaias kindlasti, eks ju. Et kui sa teed niikuinii neid kõplamise või rohimise töid käsitsi, siis ei ole seal nagu mingit probleemi, et kui sul on suurem pind, eks ju, ja kasutad mingid motoblokke ja asju, et siis võib hakata see asi erineva suurusega taimed seal lihtsalt tülikas harida. Ja, aga seda tarkust, mida ka suurtootjad kasutavad, ehk siis käis läbi see sõna viljavaheldus, et seda tegelikult võiks ju koduaias ka nii palju kui võimalik natukene arvestada, et kui mul eelmine aasta oli selle koha peal see taim, et ma sinna seda järgmisel aastal ei istuta, et vahetan siis, eks ju. Seda ju saab tegelikult koduaias ka rakendada, et kui mul siin oli kartul, siis ma panen järgnast mingi teise asja kapsa siis sinna näiteks, kui ma kasvatan peakapsast või. Ja, põhimõtteliselt kui vähegi võimalik, siis seda tasub jälgida, et need kahjurid haigused, eks ju, aga ka näiteks see, et kapsas ja kartul on suhteliselt suure toitainete vajadusega, et kui sa
kogu maale seda sõnnikut või orgaanilist väetist ei pane, eks ju, et noh, siis panedki, et kapsale ja kartulile paned, eks ju, ja noh, siis need hiljem porgand ja sibul, need on siis selle koha peal siis aasta hiljem, eks ju. Jah, just. Et selliseid, noh, aga eks seda infi ka, et noh, mina ise tean seda, et kui on suure, ütleme, nagu, et kapsas kasutab palju lämmastikku, kurnab maa ära, et noh, näiteks väga hea on järgmine aasta sinna külvata hernes, kes siis jälle toidab seda maad, eks ju, et noh, et selliseid teadmisi nagu kasutada seal, et natuke tasub uurida nende asjade kohta, et kui sa hakkad rajama endale köögiviljaaeda, et siis natukene läbi mõelda, ma saan aru, et selles mõttes tuleb ikkagi läbi mõelda, et sa ei saa nagu lõputult ühe sama koha peal kasvatada ühte ja seda sama kultuuri, seda võiks vahetada. Ja, et seda kindlasti, seda kindlasti, et noh, kas nüüd sa pead täpselt jälgima, et vot näed, mul oli nüüd siin 10 meetrit kapsast, nii ma panen järgmine aasta 10 meetrit hernest sinna. Võib-olla ma ei taha 10 meetrit seda hernest, eks ju, ma tahan ainult 3 meetrit, kes siis saab. Upaga. Jah, siuke suht vabalt võtta. Aga kasvuhoone kultuuride, kui valida, et mida seal siis kasvatada, et noh, seal on ju ka hästi palju neid teemasid, et koduajas on see kasvuhoone väike, kõike tahaks seal kasvatada, aga et kas see tomat ja kurk ühes kasvuhoones ikkagi sobib ja kas tšilli ja paprika ühes kasvuhoones sobib, et või koduajas ei maksa seda nii üle mõelda, et mis see teie seisukoht olen siin kohal, et pigem mitte või et kas see mõjutab, no ma olen kuulnud, et tšilli ja paprika, siis paprika läheb ka kibedaks. Näiteks kui koos kasvatada ühes kasvuhoones. Kindlasti ei maksa seda üle pingutada, seda asja. Kõiki asju võib koos kasvatada. Me ei räägi kilod tagaajamisest ruutmeetrilt. Ehk siis me ei kasvata müügi jaoks, meil on oma naudinguks seda vaja saada. Jah, paprika, erinevad sordid võivad ristolmeda, nad on küll ise tolmlejad, aga kui meil on kasvuhoones putukad, tomatisordid ka erinevad, nad võivad ristolmelda. Aga kui teil on magus paprika ja kibe paprika kõrvuti ja need mesilased seal tolmeldavad, siis see paprika ise ei muutu esimesel aastal kibedaks. Kui te võtate sealt seemne, siis sealt võib tekkida see järgmistel aastatel, kui te ise seemet paljundate, siis võib see maitseomadused muutuda, tekib selline hübridiseerimine, eks ju. Aga ei, mingit probleemi ei ole seal kibe ja magusa paprika või tomati erinevate sortide kõrvuti kasvatamisel. Noh, võib-olla pigem mida vaadata on see, et kui tomatisorte on, eks ju, see piiramatu kasvuga ja siis neid madala kasvulisi, et noh, neid ei pane vaheldumisi, et siis see madala kasvuline seal kõrgete tomatite vahel jääb lihtsalt liiga varju, et noh, siis tuleb panna see, et madal tuleb panna siis kuskile serva poole, et saab rohkem valgust ja kõrgemad sordid siis kuskile siis taha poole, eks ju. Aga jah, ei see, noh, kasvuhoones on muidugi raske seda viljavaheldust võib-olla nii palju teha, vaadata või jälgida, et noh, aga põhimõtteliselt, et kui te ühel aastal kasvatasite ühel küljel tomatit ja teisel küljel seda kurki, noh, siis järgmine aasta vahetate, eks ju. Aga neid ikkagi võib siis ühes kasvuhoones kasvatada? Jaa, võib. Aga kui ikkagi tahate saada maksimaalset saaki, siis peate panema 2 kasvuhoonet, ühe tomati jaoks ja teise kurgi jaoks. No see on nali, eks ju. Et koduaias ei ole sellel mingit, et noh, suur tootmises, kuna kurk tahab saada kõrgemat õhuniiskust, seal siuke 75-80% või 85 isegi, ja tomat ei taha seda, et just haigused levivad rohkem. Tomatil on seal 65-70, eks ju. No, siis ei ole kummagi jaoks optimaalsed, eks ju, kui need kasvuhoones on koos, aga koduaia tingimustes ei ole vaja. No see on väga hea, kui sellised kergelt nagu müüdid saavad murtud selles mõttes, et midagi inimesed nad teavad, kas või see kibepaprika ja paprika ristimine, midagi teatakse, aga mitte lõpuni, eks ju, et kardetakse nagu tonti seal, kus seda pole. Nii et selles suhtes see on hea, et selline. Aga kui te võtate, eks ju, ise oma
seda seemet, noh siis põhimõtteliselt, eks ju, võib pika peale see mutatsioon tekkida või muutus tekkida sinna. No väga hea, et siit me jõuamegi selle seemne teema juurde natukene ja taime, et meie oleme nagu enda puukoolis vaadanud, et inimestel jaoks või vähemalt sellise noorema põlvkonna jaoks, et see taim on nende jaoks nagu lihtne, et ahaa, et näed, ostan selle taime, istutan, saan saagi. Aga kui me jõuame nagu seemneni, et siis see seeme on nagu selline nagu keerulisem, et millal midagi, kuna, kuhu, eks ju, et mida siis teie soovitate või kas siis pigem kasutada ise kasvatada seemnetest või pigem ütleme noorele aiapidajale osta siis nagu taim, et ostan taime, sest meie oleme hakanud kasvatama juba ettega ostmiseks näiteks ka hernest ja aetuba ja noh, erinevaid selliseid, mida võib kohe otse külvi kohale külvata, et hakkame juba neid ka ette kasvatama, et inimene saab osta taime. Noh, see on mugavus, et kui te kasvatate taimi ette, eks ju, ja müüte ette kasvatud taimi, ma ei tea, mitu tomatisorti teil valikus on, eks ju. Üle 60. Okei, no siis on piisavalt palju. Aga noh, ma mõtlesingi just seda, et noh, enamasti, kui me läheme nüüd turu peale vaatama, eks ju, siis kõige paremad sordid on igal müüjal esindatud. Noh, siin meie Malle ja Piibe ja kõik sellised head sordid. Kohalikud tomatisordid on esindatud, aga kui me tahame mingisuguseid erilisemaid asju, siis neid on vähem valikus. Noh, ma olen näinud turgude peal müügil ja on ka see Hiiumaa roheline ja kõik sellised asjad on olemas, eks. Aga jah, et valik tavaliselt on sortide osas on väiksem. Kui teil on mingi kindla sordi eelistus, siis tuleb kas siis endal kasvatada või kui see taimekasvataja on kuskil läheduses, siis võid pakki talle, et ole hea, kasvata mulle. Aga kuidas sellega on, et mingid, näiteks, et millal, mida ette kasvatada, et chillit ma ei hakka kasvatama maikuus või et mida siis, millest peaks alustama ette kasvatamist, kui ma tahan ette kasvatama taimi? Ja tomati, paprika ettekasvatusperiood sisuliselt on 2 kuud. Siis tuleb arvestada seda tagasi, et millal planeerite välja istutada kasvuhoonesse, räägime mai keskel, kui on kütteta kasvuhoone, siis 2 kuud tagasi sellest, eks aprill, märtsi keskel, et umbes niimoodi. Et mida varem tahate välja istutada kasvuhoonesse, seda varem, et tavaliselt siin paprikat külvatakse juba, mõned külvad veebruari lõpus, märtsi alguses, eks ju, ja tomatit natukene hiljem, et paprika tärkab natuke kauem, kasvuperiood sipakene pikem, nii et vastavalt sellele. Aga kas kõike saab ette kasvatada või on mingid asjad, mis on mõistlikum panna otse siis avamaale seemnest? Porgand, redis, et ühesõnaga juurköögiviljad pigem otse avamaale. Muidugi on erinevused, eks ju, juursellerit peab ette kasvatama, see ei saa iial Eesti tingimustes muidu valmis. Siis porgand on selline õrn, et teda ei saa ette kasvatada. Samas näiteks kaalikat ja söögipeeti saab ette kasvatada ja seda ka tehakse, kui tahta nagu sellist varajasemat saaki. Et see on täiesti võimalik. Kapsas ka tuleb ette kasvatada vist. Jah, kapsas kindlasti tuleb ette kasvatada, sest korralikku peata meie lühikese kasvuperioodi jooksul ei suuda teha, eks ju. Et see on ühelt poolt kasvuperioodi pikkuse mõttes, et need brokkoli ja lillkapsas on ju lühema kasvuperioodiga ja näiteks nuikapsas, aga kapsastel on see, et neid kahjureid on nii palju, et maakirbud ja kapsakärbes ja kõik, et kapsakärbes hiljem, aga maakirbud põhiliselt, et nii kui tärkab, siis kohe tullakse süüakse ära, istutatud taim on kindlam igal juhul. Just. Hernes, otsekülv kindlasti, võib põlduba ka, eks ju, et põlduba põhimõtteliselt võid ka istutada, ette kasvatada ja istutada. Aetuba näiteks on ka see, et nii ja naa,
et võib ette kasvatada ja istutada, eriti kui me räägime nendest latttubadest pikema kasvu. Mais, suhkrumais näiteks ka sama teema, et kas otsekülv või ette kasvatamine. Meie muidugi kasvatame teda ette müügiks ja inimesed ostavad taimena eelkõige oma maisist rääkima, see on väga populaarne. Et aga see oli minule uudis, et seda võib ka kohe otse kasvukohale külvata. See praegu võiks täiesti vabalt juba ära külvata. Aga maitsetaimed, basiilikud, lehtsalatit, tillid, kas need peaksin ette kasvatama või saab ka otse? Salatit põhimõtteliselt võib ka otse külvata, lehtsalatit. Aga natukene nagu selline kindlam on ikkagi külvata potti ette ja siis istutada. Aga selline asi ka, ütleme nende salatite, mida mina olen rakendanud, ma ei tea, kas see nüüd õige on, et ma teen nagu korduvkülve ka, et seda saagikust, sest need on ka salat ja till ja nad lähevad ju kasvab ruttu ja nii-öelda vananeb, kui sa tahad seda värsket, et siis kas see on õige, et kuni jaanipäevani tegelikult võib ju teha külve ka porgandit ju võib veel, et kui ma tahan sellist, ma pigem eelistan sellist noort värsket porgandit, tarvitangi ta suhteliselt noore seas juba ära, et siis ma saan veel tagada endale sellise noore saagi, noore köögi, beebiporgandi. Ma tahtsin vältida seda sõna, aga ära tuli, et beebiporgandi nagu saaki. Ja, et kindlasti salatid, lehtsalatit eelkõige, eks ju. Ka redist võib mitu korda külvata, eks. Till, enam selliseid lühema kasvuperioodiga kultuure võib spinat näiteks mitu korda külvata, et ja salatite, spinatite puhul me ei räägi mitte siis jaanipäevast, et seda võib siin augustikuuni, kui me räägime kasvuhoonesse näiteks, võib teha hilise sügisese saagi saamiseks, külvata siis sinna tomatitaimede vahele salatit või istutada, eks ju, või külvata spinatit ja mina olen väga laisk külvaja. Mina ostan kõik tavaliselt ette kasvatatud taimed ja nüüd ma tahakski, et kuidas näiteks ette kasvatatud taime peaks siis valima, et milline on ilus ette kasvatatud taim. Kas on mingid kriteeriumid? Põhimõtteliselt ikka, eks ju, et kui me räägime tomatist või paprikast, et ta ei tohi olla välja veninud, ka kurk, eks ju, et selline kompaktne ilus taim, jämeda selline varrega on ilus, aga tihti ei ole selliseid ideaalseid taime ka turul müügil, et kui ta ikka nagu väga peenike ei ole siis või välja veninud, siis näiteks tomat, see on peaaegu nagu ütleme tumbrohi, see läheb kasvama väga hästi, eks. Aga näiteks kapsataimed või lillkapsas brokkoli, et need ei tohiks olla välja veninud taimed, et nende puhul on küll see, et kui ta on väga kehva taim, siis ta kiratseb sul seal põllu peal, aga sihukest ilusat õisikut pärast ei anna. Aga siin korraks veel see seemne ja ettekasvata, et näiteks minu jaoks on küsimus, et kurk. Et kas kurgitaime peab ikkagi ette kasvatama või võib teda ka teatud tingimuses otse peenrasse külvata? Võib küll, aga see on see, et sa saad selle saagi hiljem. Et kui me ütleme niimoodi, et kurgi me võiksime välja istutada heal juhul mai viimastel päevadel juuni alguses, siis see tähendab, see sama aeg on ka külvamise aeg. Et kui ma juuni esimesel nädalal istutaks selle kurgi, mis on juba näiteks 20 päeva vana taim, siis samal päeval külvame me seemne, eks ju. Varem ma ei saa külvata, et liiga jahe on. Ja see on 2 nädalat, 20 päeva vahe. Ja, aga ta talub õues sidanemist ilusti. Ja, ei, seal ei ole mingit probleemi. Samamoodi kõrvits ka ilmselt. Kõrvits samamoodi, et suurtootmises on seda küll juhtunud, et osad külvavad, istutavad kurgitaimed
ja siis tuleb öökülm ja võtab ära ja no, midagi teha ei ole, uut taime kasvatama ei hakka, siis külvatakse sinna auku siis seeme. Mul on ema samamoodi teinud, et mõni läheb välja peenrast, siis ei hakka enam selle ühe taime kasvatamisega tegelema, vaid paneb seemne sinna. Aga mida tähendab kurgiseemne piimatamine või piimaks minek? Olete kuulnud? Ja oi, see on ikka selline. Kurk ja kõrvits, soojalembelised kultuurid, kui mullatemperatuur on alla 10 kraadi, siis see seeme ei idane ja siis see seemne sisu seal, see muutub selliseks vedeleks, noh lähebki piimale nagu öeldes. Läheb mädanema ja siis nii ta on. Just, et see võib tekkida ka kodus ette kasvatada. Ja. Et see temperatuur on seal lihtsalt. Aga kuidas siis on, et kui ma köögivilja taimed ostan ära, tahan nad viia siis näiteks avamaale, et mis see mulla temperatuur siis üldiselt peaks olema, mis hetkel ma võin näiteks siis seemned või siis taimed avamaale istutada? No see sõltub sellest, et eks mis kultuuriga on tegemist, et kurk, melon, arbuus, soojalembesed kultuurid, need jäävad ikkagi meil avamaal juuni algusesse, pluss siis veel peale istutamist kindlasti katteloor peale, eks ju. Aga kapsataimed täna ostan, kohe panen maha. Täna võib juba kõik sellised asju teha, eks. Ja, aga kas kurk on siis kõige nii-öelda soojalembelisem nendest levinud köögiviljakultuuridest, et nagu tahab kõige soojemat mulda saada, et võiks kurgi viimaseks jätta siis? No põhimõtteliselt jah, kurk, kõrvits, eks ju, melon, arbuus, et need on kõik soojalembelised, tomat, paprika ka, eks ju, kui me räägime avamaale istutamisest, et need kõik jäävad ikkagi sinna juunikuusse, eks ju. Aga nüüd, kui ma hakkan siis istutama sinna avamaale või kasvuhoonesse ja ma kaevan selle laugu valmis, mis ma siis, ma olen nii palju lugenud, et peab panema tuleb kindlasti täisku ööl istutada, kilu tuleb panna istutusauku, neitsi juuksekarv tuleb leida ja üks sarviku sarvepulber, et kuidas see siis on, et mis sinna istutusauku siis selle taime alla tuleb panna või kas näiteks vett istutusauku või kuidas see protsess, kuidas see käib? No jah, seda võib muidugi jälgida küll, et täisku ööd. Jah, et aga ma arvan, et tulemuses suurt vahet ei ole. Et kui te olete selle mulla korralikult ette valmistanud seal kasvuhoones ja nagu me siin ennist rääkisime, et komposti kõdusõnnikud sinna sisse pannud, siis sellest täiesti piisab koduja tingimustes, eks. Et võib-olla sükene kamaluga siis komposti sinna istutusauku näiteks kõrvitsele, aga tomatile, kurgile võiks panna, eks ju, et siis on tal sellist kergemini lähemalt need toitained saada siit kompostist, eks. Et need räimed ja need on küll jah, vanasti räägiti sellest päris palju, et istutusauku tomatile, et sealt saab fosforit ja kaaliumit ka lõpuks, et ega see halb ei ole, aga ei pea tegema. Aga sellest kastmisest ka siis, et kui palju nagu üldse köögivili tahab, ma tean, et kultuuriti on see loomulikult erinev, aga kui tihti ma peaksin kastma, kui mul ei ole kastmissüsteemi, kui palju see köögivili vett tahab? Et põhimõtteliselt ikkagi suurem taim tahab rohkem, eks ju, et väike taim, vast istutatud taim, istutusauku või istutusjärgselt korralikult ära kasta, seal võib-olla pool liitrikest, kui me räägime kurk, tomat, eks ju, suurema taimen puhul. Ja selline iga paari päeva tagant kastmisest, et kui osad kasvatavad ka kodu kasvuhoones nendest turbakottidest, turbakott on lapiti pandud ja sinna siuke 2-3 taime sisse, vaat seal peab nagu hoolsam olema selle kastmisega, seal ma arvan, et kui on suurem taim juba, siis on iga päev ja vaata, et mitu korda päevas peab kastma, eks. Aga kui on ikkagi kasvatate mullas kasvuhoones, siis iga päev küll kastma ei peaks. Pigem harvemini seal üle päeva
aga siis korralikult. Kas ajaliselt ka on mingi vahe, et kas ma võin kasta keskpäeval või peaks kastma õhtul või hommikul? Pigem hommikupoolikul, hommikuti, siis eriti just näiteks tomatid, mis ei taha kõrget õhuniiskust, et kui te õhtul kastate, siis see kasvuhoones õhuniiskus on kõrgem ja see võib-olla ei ole nii hea. Samas jälle kurk väga tahaks sellist kõrgemat õhuniiskust, nii et aga selle turvalisem on hommikupoolikut kasta. Nii, aga kuidas üldse, kas on mingisugune, ütleme, mis on siis tänapäeva köögiviljas, räägiks korraks ka trendidest või teiega suutlete seal ja näete, teete katseid ja proovite igasugused, et meie ka, eks siin oma kasvatuses uusi taimi siin sellel aastal ma loen, et meil on siin okra ja Mehhiko pisikork ja piparrohi ja sidrunheina, mida me siis kasvatame müügiks et mis on sellised trendid, et või siin Lisette proovis artišokki kasvatada näiteks, et kas on ka mingid eksootilisemad köögiviljakultuuri, mida on hakatud nüüd rohkem kasvatama, mis on ennast õigustanud Eestis, et võib-olla ka siis kommertslikul eesmärgil juba, mis ei olnud nii tavapärane, aga et on nüüd hakanud siin proovitud ja et see on õnnestunud, et kas see kliima soojenemine on juba nii palju jõudnud siia, et nüüd on meil hakkab võib-olla varsti siin artišoki väljad olema kuskil. Artišoki väli meil juba Eestis on. Täitsa on üks selline... Mitte siin. Mitte Raplamaal peaks olema. Aga kasvatatakse välitingimustes või kasvuhoone välitingimustes, jah. Et see on selline piiripealne, et see on selline kohati ei pruugi õnnestuda, eks ju. Soe suvi on, siis on kindlasti parem. Et kuna artisok iseenest on mitmeaastane taim, seal kus teda põhiliselt kasvatatakse, siis meil on ta pigem siis üheaastase kultuurina. Aga jah, on kasvataja vähemalt üks, ma tean, et on olemas. Siis füüsoli kasvatajaid on ka mitmeid, kes avamaal ja kasvuhoones füüsolit kasvatavad. Neid on päris mitu tükki. Ja võib-olla bataat ehk maguskartul. Et see nüüd, kui palju ta nüüd köögivili on, aga ikkagi, et see on olnud nüüd viimastel aastatel populaarne, taimi on toodud Eestisse ja isegi professionaalselt on katsutatud ja kasvatatud. Ja muidugi professionaalselt on kasvatatud ka arbuusi ja melonit, eks ju. Et koduaias on ta võib-olla juba tuntud, eks ju, aga meil on ka selliseid meloni ja arbuusi kasvatajaid. Ja see bataadi näide oli väga hea, sest bataadi taimi käiakse meil ka istikarides küsimas, nii et see on läinud, siis tarbija juba otsib seda, nii et eks siis meie peame hakkama ruttu nuputama, et kuidas teda sellisel moel kasvatada, et teda oleks siis võimalik istikarist turustada ja müüa, et mis siis see suurus ja vorm ja mis see aeg siis on ja kas see üldse on, et sellega me peame hakkama tegelema seal. Et ise neid bataadi taimi kasvatama hakata on võimalik, eks ju, aga tihti tuuakse sealt Kesk-Euroopast need noortaimed sisse, eks ju, kassetiga ja siis neid natuke poputades on istikuäris võimalik täiesti arvestatavalt müüa, nii nagu päris paljusid lilletaimi ja maasikataimi ja kõike, mida müüakse. Aga bataat ei käitu selliselt nagu kartul, et võtan poest, ostan bataadi, lõikan tükkideks ja panen mulda, et kas see töötaks või? Põhimõtteliselt jah, võib ka nii, aga seal on õnnestumise tõenäosus on väiksem. Esiteks sellepärast, et see importbataat võib olla natukene töödeldud, et ta ei idanegi. Teine asi, ta tahab saada, kuna ta on nagu aeglase arenguga ja pikaajalisem, siis nagu kartulit otse põldu pannes sealt ei tule midagi või sealt te saaki suure tõenäosusega ei saa. Te peaksite selle siis näiteks märtsikuus või hiljemalt aprilli alguses ostes potti panema kodus ja siis selline rõhtsalt mullaga natukene kattes tulevad need
hakkavad silmadest need taimed kasvama ja siis nendest on võimalik teha rohtseid pistikuid. Internetis leiate neid juhiseid väga palju, kuidas seda on võimalik teha, aga mitte niimoodi, et võtad kartuli või selle mugula ja paned mulda põllu peale. Ei, see ei toimi. Peate ette kasvatama need taimed potis. Pistikut tegema veel ja siis. No ei pea pistikut tegema, aga vähemalt ette kasvatama peab, eks ju. Et see on täiesti ise ka tehtav, aga mõtle, et need sordid, mida meil siis poodides müüakse, on suure tõenäosusega pika kasvuperioodiga, mis meie kliimatingimustes ei suuda seda mugulat anda, eks, et peab õiget sorti teadma. No võt, ette sulle väljakutse siin bataati proovi. Ja traatuss on teine suur väljakutse bataati. Kartulil on ta üks oluline kahjustaja, aga bataati armastab ta veel rohkem. Väga põnev. Ma hea meelega katsetaks bataadi kasvatamist. Aga tõmbame siis siinkohal otsa kokku selle köögiviljaga ja hakkame siis katsetama, et suur aitäh sulle, Priit, et sa natukene valgustasid seda teemat ja loodame, et meie kuulajad saavad palju mõtteid ja palju julgustust sellest episoodist ja köögivilja kasvatamiseks ja aia planeerimiseks on ju just praegult on see õige aeg. Ja hetkel ongi see täpselt, ajastus on täpselt see, kus see köögivili hakkab, inimesed tegelevad oma aiamaadega ja see trend on vägagi kasvav, sest et mina näen ka seda, kuidas lasteaedades kasvatatakse, tehakse peenraid lastest alates juba see teema, nagu vanemad tahavad, et tegelevad lastega koos seal külvatakse ja koolides samamoodi ja meile päris palju pöördutakse meie poole, et kas te saaksite meie projektides osaleda, ehk siis ma näen, et see teema kõnetab, see on tore, isegi selline sõna käib läbi nagu toidujulgeolek, et igaüks tagab endale siis selle toidujulgeoleku läbi selle, nii et jah, teema on paelu. Tegelikult istutades oled sa ikkagi õnnelik, vahet pole, mida sa istutad. Ja seda sloganit on kuulda küll. Just, aga ka see, et ära närtsi. Ära närtsi ja siin juures tuleks öelda, et loodame vihma ka, et see aasta on olnud kuidagi ekstreemselt kuiv kevad jälle, et loodame vihma, et siis ei närtsi kindlasti. Jah, et seemned ei lenda ära kuskilt tuule ja kuivusega. Suur aitäh! Järgmise korrani.